Tere! Olen Kadri Kalle, olen vabakutseline koolitaja ja keskkonnaaktivist ning selles klipis üritan anda lühikese ülevaate, mis on säästev areng. Kõigepealt võib-olla ongi õige küsida, miks me sellest üldse räägime. Väga lihtsalt öeldes meil on kahe teguri kokkupuude, meil on planeet Maa oma piiratud loodusressurssidega, mis võivad küll olla taastamatud, kuid vajavad ka selleks kindlat aega ja tingimusi, ja teisalt meil on inimesed, kes me kõik tahame elada teatud kvaliteediga ja tahame elu hästi nautida. Teisalt on siis see, et säästev areng on tegelikult juba päris vana kontseptsioon, et juba 70-ndatel avaldas siis Rooma klubi oma raporti kasvupiirid, kus esimest korda tegelikult mainitigi seda samu ökoloogilisi piire, mida me oma arengus tegelikult peaksime ette vaatama ja et majanduskasv ei saa olla lõpmatu. Sealt edasi, 90. algul oligi üks suur rahvusvaheline kokkusaamine Rio de Janeiros, kus pandi paika Agenda 21, mis tegelikult ongi siis kõikide riikide arengudokument, mis ütleb, et me peaksime oma arengu kujundama jätkusuutlikuks ehk säästvaks. Sealt edasi on ka loodud Millenniumi arengu eesmärgid, mis oli siis erinevates valdkondades, alates siis laste suremuse vähendamisest kuni samamoodi ökoloogilise jätkusuutlikkuse saavutamiseni, ja mis nüüd siis ongi ümber kujundatud juba säästva arengu eesmärkideks. Ehk meil on terve hulk rahvusvahelisi eesmärke, poliitikaid ja kohustusi, mis järgivadki seda, et me peaksime olema jätkusuutlikud. Kolmas asi säästva arengu puhul on see, et see on küll defineeritud päris ammu, kuid jätkuvalt on palju küsimusi selle ümber, kuidas me seda definitsiooni siis ikka mõistame ja kas me kõik saame sellest ühtemoodi aru. Et siin ongi siis paari definitsiooni, neist esimene on nii-öelda klassikaline, kõige tuntum definitsioon, mis ütleb, et säästev areng on selline, mis rahuldab praeguste põlvede vajadused, hoides meeles ka tulevaste põlvede vajadused. Ehk hästi oluline aspekt säästva arengu puhul ongi just see tuleviku aspekt. Ehk me ei pea mõtlema ainult sellele, mida meie praegu tahame, vaid ka seda, et need, kes peale meid tulevad, et ka neil oleks vähemalt sama hea elu või siis parem. Siin põrkumegi juba esimeste probleemideni, ehk siis kuidas me tegelikult defineerime arengut. Kas areng on majanduskasv, kas see on hoopiski kultuuriõitseng, kas see võib-olla on mingi teatud tasakaaluseisundi saavutamine või võib see tähendada ka hoopiski võib-olla tootmise vähendamist, lokaliseerumist ja mitte kasvu. Teise asjana on meie enda vajadused. Mis tegelikult on meie vajadused, kas meil on need kõigis kultuurides samad, mis vahe on vajadustel ja lihtsalt tahtmistel, et näiteks kas või see, et meie vajadus on liikuda ühest kohast teise, mitte niivõrd isikliku auto omamine. Siit tulenevalt on ka siis ka meie surve keskkonnale, et kas me näiteks valimegi transpordiks lennuki, elektrirongi, auto, jalgratta või jalgsi liikumise. Et need ongi siis juba need rakendamise küsimused, mis tihti säästva arengu puhul tekivad. Ja et võib-olla kõige lihtsam on siin just tuvasta teist definitsiooni, et mida me alati peaksime arengu puhul jälgima, on ikkagi see ökosüsteemide kandevõime, et kui palju meie siis tegevust suudab loodus puhverdada. Ja samal ajal siis säilitada meile minimaalset head elukvaliteeti. Edasi ongi siis, kuidas võib-olla kõige lihtsamalt säästvat arengut tuuakse välja, on klassikaliselt 3 valdkonna või sfääri kokkupuutel, et neid siis kujutatakse kas sammaste või sükeste ringidena, milleks siis on ühiskond, keskkond ja majandus. Et ongi välja toodud, et kui nad kas puutuvad kokku ja need on kõik hästi korraldatud, on meie ühiskond säästlik, või siis see, et kui iga sammas on sama tugevalt arendatud, siis on ka see nii-öelda säästva arengu maja kenasti püsti. Neile on aga väga palju ka tehtud tegelikult kriitikat, et öeldud, et see ei ole piisav, et näiteks ühe näitena on toodud, et me peaksime siia haarama 4. sambana ka kultuuri, ehk siis ühiskond ja kultuur võib-olla ole päris niisamad, et ühiskonna all me pigem mõtleme sotsiaalseid struktuure, näiteks nagu haridussüsteemi, kultuuri all pigem aga meie maailmapilt ja seda, kuidas me asju mõtestame, näiteks siis võib öelda religiooni koha pealt. Omakorda näiteks maailma looduskaitseorganisatsioon IUCN on aga välja toonud, et võib-olla peaksime hoopiski eraldi võtma nendest samastest looduse ehk meie samad need ökosüsteemi piirid, et kui kultuur, sotsiaal ja majandus on kõik inimeste poolt loodud süsteemid, siis loodus eksisteerib täiesti meist erinevalt ja see on nii-öelda võib-olla siis selle säästva arengumaja vundamendiks, millele 13 sammast toetuvad, et me ei saa päriselt neid kõiki võtta võrdse arenguna.
Minu enda definitsioon võib-olla siin juures, et saategi juba ise tunnis mõelda, et kuidas siis need sambad võiksid omavahel suhestuda, on aga see, et võikski äkki siis vaadata niimoodi, et loodus kui meie arengubaas, mis on see kõige elementaarsem piir meie selle arengule, seal teises otsas on siis sotsiaalne heaolu ehk see, et meil kõigil oleks võimalus oma vajadusi rahuldada, et meil oleks hea olla, ja majandus, mis seal vahepeal on tegelikult lihtsalt siis vahend, mis tõlgib siis loodusressursse meie heaolu hüvanguks. Ja see, et millised tehnoloogiad me kasutame ja kuidas me kõik seda mõtestame, on tegelikult siis tuleneb hoopiski kultuurist, meie kultuurilistest prillidest, kuidas me asju näeme ja tõlgendame ja kuidas me otsustame siis ka loodust kasutada ja kuidas me oma heaolu seame. Ja lõpetuseks võib-olla tuletakski siis meelde või vaataks üle, et esiteks säästev areng ei ole ainult öko- ja keskkonnakaitse, et säästev areng hõlmab ka majandust ja kultuuriarengut ja meie sotsiaalseid struktuure. Teiseks, ta on pidevalt muutuv, et see, mis oli keskkonnasõbralik tehnoloogia 20 aastat tagasi, ei ole seda enam praegu ja võib-olla me ei saagi püsivaid kindlaid kitsaid definitsioone seada. Ja kolmandaks, et kuna säästev areng tegelikult on seotud meie igapäevategevustega, siis ta on ka kindlasti isiklik ja ei ole ainult rahvusvahelised poliitikad kuskil kaugel. Ja kõige lõpuks võib-olla mõned märksõnad teile, mida te saate ise vaadata ja uurida säästva arengu erinevaid tahku, siis alates erinevatest majandusmudelitest, uutest teooriatest nagu ringmajandus või tasaareng või sotsiaalsete liikumiste nagu kogukonnaliikumised, linnaaiandus, tehnoloogilised suunad nagu biomimikri ja nii edasi. Et soovin teile head jätkusuutliku arengu avastamist. Aitäh!